tere kõigile, ma olen nüüd täna Ilmatsalus, tulime tankiga, mõtlesime, et tuleme siit kaudu, esimene, mis tee peale ette jäi, oli Ilmatsalu ja ma tean, et Ilmatsalu koolinoored on mulle öelnud, et siia koolimaja taha on selline väljak tehtud ja vaatame need võimalused üle. Ja tegelikult, sõbrad, seesama riba köiel kõndimise siis selline variant koos tugedega. Ja ega ma ei saa praegu küll öelda, et mul siin lihas ei töötaks. Et kogu keha on pinges ja ma arvan, et kui ma siin nüüd niimoodi vaikselt toimetaksin mingi 10-15 minutit, siis järgmine päev oleks mul suhteliselt paljud lihased oleksid valusad, sellepärast, et see on jällegi selline teistmoodi treening, teistmoodi lähenemine ja eks aja jooksul sa saad siin ka näiteks teed ühe käega ja siis kui juba väga kõva vend oled, siis saad ilma käteta ka teha, aga mina nii kõva vend ei ole. Et tegelikult väga äge lahendus. Jällegi need kohad, kus me oleme käinud, sellist varianti me ei ole nendes kohtades näinud, nii et müts maha, et on olnud Ilmatsalu rahval võimalus selline asi siia püsti panna. Aga vaatame need võimalused üle, mis on siin selles nurgas. Siin on küll ja ütleme, põhirõhk on küllaltki suures mahus mõeldud, et oleks väiksematel siin tegemisi, aga seal nurgas, taganurgas ma näen ka juba rööbaspuud, ma näen redelit, et ma nüüd ei tea, mis see vist on siin lihtsalt mingisugune selline, et ta ringi ei käi, et see on siin seismi, ta on selline vedrutamise osa, aga ma arvan, et tal on kaalu piirangud, et mina siia peale ei roni, aga jällegi ta on tegelikult küllaltki asjalik aparaat, kus on siis enda keha ja reaktsiooni võimalus hästi kontrollida. No siin on nüüd tegelikult võid seda takistusrada näidata, et jällegi siit nagu lähed läbi, et midagi väga hullu ei ole, küll aga kui ma oleksin näiteks mingi selline vend, kes kõrgust kardab, siis ma arvan, et siin jalakene väriseks ja saaks oma hirmudega võidelda ja vajadusel kisendada ja nagu need asjad käivad, et erinevad sellised rajad, need on küll jah rohkem pisikestele mõeldud, aga vaatame, mis meil siin pool on. Et siin peab tunnistama, et Ilmatsalus on alati päris palju lapsi alati olnud ja siin on lisaks sellele platsile tagapool oli jalgpalliväljak, siis seal on veel liuväljak eraldi, on ju. Siin on siis köied, kus samamoodi tegelikult, oleme ausad, kui mul on see köis olemas, näiteks miks mitte teha sellist harjutust. Ja siin näiteks praegu mul on ikkagi selg on väga suures pinges, käed samamoodi, käte jõul liikuda. Miks mitte? Täiesti vabalt on siin võimalus ennast arendada. Siin on nüüd jällegi selline vahe, mis sobiks rinnalihasele. Vajutan ennast ette ja jällegi siuke sügav venitus ette. Venitab rinnalihast, neid igasuguseid selliseid harjutusi näiteks julgen alati soovitada. Siin on ka olemas rõnga moodi asjad. Siin on siis selline võimalus, kus sa saad ka kätega edasi liikuda. Muide, viimasest videost ma olen umbes 4 kilo alla võtnud. Mul oli mingi haiguse poiss sees ja nüüd ma hoian seda kaalu, mis mul on. Lasen võib-olla veel suveks paar kilo allapoole ja tagasi. Liigutad ette ja tagasi. Siin siis kõverdad käe rohkem, töötab rohkem triitseps, rind, selg, kõik saab ilusti koormust. Rööbaspuu, siin on kellegi riided, aga need ei sega meid. Näed see? Ei jää. Alla ja ülesse. Alla ja üles. Ei ole. Need asjad, see on siuke vajalik atribuutiga, siis televaataja vaatab, kus meil on siin see CNN ja et näevad, et siin vähemalt on rahvast, tsivilisatsioon, sest kõik need teised klubid, need välijõusaalid ja spordinurgad, kus me oleme käinud, see oli tavaliselt mitte ühtegi inimest. Nii et, aga nagu ma siin juba ütlesin, et Ilmatsalu inimesed on alati sportlased, hästi sportlikud ja siin on üks variant ongi see, et sa paned jalad siia taha, käed on pea juures, liigud alla, liigud ülesse või teine variant on vastupidi, et sa võtad siit kätega, tõstad jalgu ülesse näiteks. Samamoodi kõhu puhul, mida ma olen siin ka
teistes kohtades näidanud, oled rippes, tõstad jalad kas otse üles alla või sa liigud külgedele või sa siis teed sellist asja. Et seda mänguruumi on siin nagu päris palju. Kui on redel olemas, sa saad redeliga teha näiteks jalga, hopp ja tagasi ühele jalale, näiteks 10 korda, vahetad jalga teisele jalale, kõik mis puudutab säärt, sääretööd, üles, alla, üles, alla. Et kui sul on juba, ütleme, selline asi, siis nagu ma Tartu vanglale seal selles tunnis neile rääkisin, kui sul on juba üks pink, reaalselt üks selline asi olemas, siis on sul tegelikult sisuliselt terve jõusaal. Et kätekõverdusi siin võib-olla selle konstruktsiooni peal nii väga hästi teha ei saa, küll aga kõik, mis on igasugused altaardest tõmbed, igasugused väljaasted, kõiki selliseid elemente sa saad kasutada. Kui sul on juba selline asi, siis siin ka tegelikult natukene fantaasiat kasutada ja töötab tegelikult päris hästi. Aga mis siis ikka, näete, samamoodi siin on need redelid, kus saab, ütleme, kui sa siit alustad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja juba ma tunnen, kus hea oli, et ma sellise veniva särgi võtsin. Kui mul oleks selline liibuv lateksist kostüüm, praegu see oleks lihtsalt plahvatanud. Aga hea küll, et see nüüd siis Ilmatsalus on sellised võimalused, et loomulikult alati võiks ju nina kirtsutada, öelda, oi, mingid masinad võiks olla ja surumise asjad ka. Aga samas jällegi tunned tuleb sükest sõiniku lõhna, see on, ma ütlen, maamekk on mann. Et see tunned, et sa oled ikkagi emakese looduse rüppes, et see ei ole mingisugune sükene linna lastelaager, vaid see on ikka sükeste karvaste meeste pesa. Aga tõmbame siin otsad kokku ja ma ütlen, et meil tuleb täna veel ilmselt päris pikk päev. Teie jälgige neid isasid, vendasid, elage meile kaasa, andke meile teada, kus me võiksime tulla. Eesmärk on sellel suvel käia läbi ikkagi kõik maakonnad vähemalt. Isegi, kas me hakkame nüüd kummipaadiga Abrukale minema, aga mine sa tea. Olge tublid!